Tere päevast minu poolt. Minu nimi Margo Irve, olen kriisivalmil. Seda ei ole mul. Siis natuke ülevaadet, mis toimus eile ja kuidas me reageerisime sellele. Eile õhtul, siis nagu te teate, põles Suur-Sõjamäel jäätmejaam. Oli hästi palju musta tossu ja jäätmejaama põleng oli hästi mahukas, osalesid päästjad üle Eesti. Kaasatud oli ka munitsipaalpolitseiamet, kuid meie ülesandeks oli seal eelkõige liikluse reguleerimine ja nii-öelda siis staabitöö. Kommunikatsiooni, mille Päästeamet ise tegi ja mis läks ka avalikkusele, oli niisugune üldsõnaline võib-olla ja tänaseks oleme aru saanud, et ei olnud päris piisav, eriti Lasnamäe elanikele, mis tekitas segadust ja teine moment, et hommikul, kui inimesed tulid ohualasse, mis oli piiritletud, siis hakkasid saama palju sõnumeid. Kui see tulekahju ise põles jäätmejaam ja sealt läksid lendu nii-öelda põlemisjäätmed, siis nii-öelda need gaasid ja väga palju oli seal niisuguseid mürgiseid jäätmeid, siis tegelikult seire, mis pidevalt tehti, nii hull ei olnud ja ohtu inimese tervisele ja elule see kaasa otseselt ei toonud. Kuigi õhus oli tunda niisugust kärsahaisu, ma arvan, et Lasnamäe inimesed said seda tunda terve õhtu ja ka öö läbi. Ma ise sõitsin ka hommikult Lasnamäelt läbi ja tõesti oli see lõhn oli tunda ka hommikul. Kuid otseselt sellele ohtu ei tulnud ja kommunikatsioon, mis välja läks tegelikult juba eile õhtul läbi avalike kanalite, seda ka kinnitas, et kui inimesed püsivad siseruumides ja uksed-aknad kinni, et siis nagu midagi ohtu ei ole. Nüüd probleem, mis siin tekkis hommikul tegelikult ja kus tõesti on kommunikatsiooni vähe olnud, tunnistame ka ise, on see, et esiteks ei olnud selgus saada, mida teha näiteks lasteaedadega või koolidega, et kas õppetunnid toimuvad või mitte ohualas. See ohuala oli iseenesest 3 kilomeetrit, kuid minu andmetel jõudis see suits ka täitsa Meriväljani välja tegelikult ja see tekitas lihtsalt rohkem küsimusi. Aga kuna otseselt ohtu ei olnud, siis täiendavat kommunikatsiooni selle kohas ei tehtud. Üks oluline nüanss kogu selle eilse sündmuse juures ja mis oleks nagu praegult on hea ka üle kommunikeerida, on see EE-alarm ehk siis ohuteavitussüsteem, mis on üleriigiline siis erinevate kriiside puhul keskne süsteem, SMS-süsteem, mis hakkas välja saatma siis eilse õhtust SMS, need tuli öösel ja väga paljud said ka hommikul. Aga rääkides selle saatmise põhimõte, siis tegelikult on seal süsteem selline, et on määratletud ohuala 3 kilomeetrit ja seda ongi tõmmatud niimoodi kaardi peale, et need, kes sellesse ohualasse jäid kohe sisse, nemad said selle sõnumi automaatselt ja nendel hakkas see sõnum nii-öelda uuenema. Nüüd need inimesed, kes liikusid sellesse ohualasse näiteks täna hommikul, kas või läbisõidul, siis nemad said selle sama teadete rea, mis siis teised inimesed said jooksvalt, nemad said korraga kõik kätte. Ja tegelikult tekitas see täna hommikul väga paljustele inimestele küsimusi, sest et tuues ka lapsi lasteaeda ohualasse või ohuala piiridesse, siis nad selle sõnumi said ja muidugi olid hämmingus, aga see ei olnud ka mitte ainult Lasnamäel, vaid see oli ka Rae vallas erinevates lasteaedades samad küsimused ja kuna sõnum oli üks, et ohtu ei ole, siis see lihtsalt inimestel oma teadmatusest, et kommunikatsioon oli suhteliselt vähe Päästeameti poolt, siis võis tekitada natukene rohkem pingeid.
ja teadmatust. Ehk siis tegelikult üks väga oluline asi, millest täna Tiina ka räägib, on see nii-öelda informatsiooni saamine. Et kui sinnamaani, kuni meil ei ole informatsiooni, tundub kõik jube, aga kui me oleme rohkem saanud informatsiooni avalikest allikatest, et siis üldjuhul saab sellest probleemist ka kergemini üle või sellest kriisist. Et rohkem mul hetkel selle kohta nagu täiendavat infot anda ei ole, kuid kui teil on küsimusi, võite küsida, võib-olla oskan siis täpsemalt vastata. Tundub, et küsimusi ei olnud. Siis ma annan sõna uuesti Tiinale. Jah, aitäh. Et loodan, et minu esitus on kenasti näha ja ma ise ka. Et hakkame siis peale kriisitarkuse koolitusega. Ja nagu Avel juba väga kena sissejuhatuse tegi, siis tõepoolest on minu ülesanne täna teile jagada eelkõige infot ja teadmisi, et kuidas sina, sinu pere ja sinu kodu saaksite siis kriisiolukorras paremini hakkama. Ehk siis tänasel koolituse fookus on eelkõige sinu endale, sinu perele ja sinu kodule. Et täna me ei keskendu töökohale, et oleme ka Margoga rääkinud natukene sellest, kuidas lasteaiad saaksid ka kriisiolukordades paremini hakkama. Aga täna siis tõepoolest eelkõige me keskendume sinu kodule ja perele. Ja ma väga loodan, et ma natukene, te saate kindlasti täna hinnata ise oma kodust valmisolekut, et kuidas te täna olete juba kriisideks valmis, millised on need ohud, aga ma loodan ka väga, et koolituse lõpuks olen ma teid motiveerinud ja andnud nõuanded, et kuidas siis ka kodus paremini kriisideks valmistuda. Miks ma ise pean seda teemat hästi oluliseks, on see, et kui Tallinnas tõesti peaks midagi juhtuma ja ka teist valdav osa enamik, eks ju, töötab Tallinnas, et kui siin tõesti midagi suurt juhtub, siis on suur tõenäosus, et meie kõik või osad meist vähemalt peavad tulema tööle ja meie pered ning meie kodud peavad ise hakkama saama. Ehk siis mina saan tulla oma tööd tegema, kui ma tean, et minu pere ja minu kodu saab kenasti ka kriisiolukorras hakkama. Aga siis korra veel kõik need teemad, millest ka juttu oli, et mida täna siis käsitleme. Et kuna mõisted on hästi olulised, et me saaksime üheselt aru, siis natuke vaatame, et mis see oht on ja mis see kriis ja mis see elanikkonna kaitse on. Ja üks mõiste, mis tuleb ka täna veel, on näiteks kerksuskeskus, et võib-olla olete kuulnud, mis asjad need veel on. Aga täna jah, kõigil ma teil palun mõelda oma kodu peale, kus te elate, mitmekesi te elate, kas teil on ka koduloomi, et vaatame, et millised kriisid võivad üldse seal kodus meid tabada ja vaatame, et kuidas siis hakkama saada, kui näiteks kõik need elutähtsad teenused, mida me iga päev tarbime, kui näiteks elektrit ei ole, meil ei ole sooja, kanalisatsioon ei tööta või veevarustus, või siis sideteenused, et kuidas siis ikkagi nendes olukordades kodus ka hakkama saada. Räägime ka natukene sellest 7 päeva varust, et Päästeamet on öelnud, et iga inimene peaks siis omama sellist 7 päeva varu ja 7 päeva ka iseseisvalt hakkama saama. Ja ohuteavitus, mis ka esimesel sündmusel juba Margo rääkis, et on väga oluline, et me saaksime aru, et millal on tegemist ohuga ja kuidas me siis peame käituma, kust me üldse ohuteavitusi saame, et räägime need EE-alarmid ja kõik need tähtsad kanalid üle ja ka natuke siis varjumisest ja evakuatsioonist. Ja kui teil on tõesti küsimusi, siis palun esitage neid chatis või siis peale loengut on ka oodatud suulised küsimused. Kõige alustuseks ma küsiksingi, et mis on siis oht ja risk? Et kui te oleksite kõik mul ühes ruumis, siis ma küsiksin seda teilt, aga kuna ma jään võib-olla ootama vastuseid, siis tegelikult on ju, ma arvan, et olete minuga nõus, et ohud ja riskid on meil tegelikult igapäevaselt. Et kui ma ka sõidan näiteks hommikul auto või ühistranspordiga tööle, ka siis mul võib juhtuda midagi, trepi peal võin kukkuda ja tegelikult ohud ja riskid on meie igapäevased osad.
Aga kui me räägime siis sellisest kriisiolukorrast juba, siis on see tegelikult selline olukord, mis nõuab juba sellist kas lahendamist või nõuab sekkumist. Ja tegelikult see kriis võib olla nii isiklikul tasandil, ehk siis ta võib ka tegelikult olla siin minu sees, et kriis võib olla ka selline, mida ma võib-olla alguses ei taha rääkida, et näiteks keegi lähedane on surnud või hukkunud, et kriis võib olla minu sees, aga kriisi olukord võib olla ka tänavatel, igal pool võib midagi juhtuda. Aga kindlasti on kriis selline, mis nõuab nüüd sekkumist, et ta ei ole selline harjumuslik elukorraldus, et see on häiritud ja ma pean midagi ette võtma. Ja kui nüüd rääkida juba hädaolukorrast, siis see on juba suurem sündmus ja siis võib olla ohustatud väga paljud inimesed, seal võib olla ohustatud inimeste elu, tervis, vara, võib olla ka ohustatud näiteks keskkond, et näiteks üleujutused või seesama, mis ka eile tegelikult juhtus, see sündmus, eks ju, et ta on ka mõnes mõttes, ta võib ka keskkonda ohustada. Ja tõesti võivad olla siis ka häiritud elutähtsad teenused, et just, et näiteks see, mis toimus alles Saaremaal ja natukene vist ka jätkub, et vesi on reostunud, eks ju, et me ei saa vett äkki juua, et see kõik mõjutab meie igapäevast elu. Ja hädaolukord on juba siis selline, mis vajab, et mitu asutust sekkub sinna, peab hakkama seda lahendama, peab hakkama otsima lahendusi. Täpselt nii nagu ka Lasnamäe põleng, et nägite, et väga palju erinevaid asutusi sinna juba reageeris, et ka mupo oli väljas, eks ju, et seal aidata näiteks liiklust reguleerida, et ta pole küll päris selline hädaolukord, aga igal juhul suur sündmus, millega siis erinevad asutused pidid hakkama tegelema. Kui me nüüd räägimegi, mis on need elutähtsad teenused, siis lihtsalt öeldes ongi need meie igapäevaelu mugavused. Aga elutähtsatel teenustel on tõesti siis ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja selle katkemine või nende katkemine võib ohustada nii inimese elu, tervist kui ka teiste elutähtsate teenuste toimimist. Et siin on näha ka üks selline pilt erinevatest elutähtsatest teenustest, et siin on erinevad rollid, et riigil on kindlasti oma roll, et need elutähtsad teenused toimiksid, näiteks et riigikassa, toidupoed töötaksid, transport töötaks. Siin on ka kohalikul omavalitsusel omad ülesanded ja kõik need elutähtsad teenused on siis näidatud sellel pildil kõige alumiste pallidena, et siin ongi just see kraanivesi, et haiglad töötaksid, et sularaha saaks kätte, et meil oleks küte, et kõik need teenused nii-öelda toimiksid igapäevaselt. Ja üks mõiste ka, mida nüüd viimasel ajal väga palju kasutatakse, on elanikkonnakaitse. Ja elanikkonnakaitse on siis tegelikult, ta on nagu selline vihmavari, et ta siis haldab erinevaid meetmeid, erinevaid süsteeme, mille eesmärgiks on just kaitsta elanikkonda, et elanikkond oleks kaitstud hädaolukordade, kriiside ja sõjakonfliktide korral. Ja kui me vaatame, kui me räägime üldse elanikkonnakaitsest, siis on tegelikult meil kõigil seal oma roll, et kui me vaatame näiteks sedasama inimest, siis inimese ülesanne ongi see 7 päeva varu, et mul on kodus asjad läbi mõeldud, et mul on olemas see 7 päeva varu, et ma saan 7 päeva kenasti hakkama. Kui me räägime kogukonna rollist elanikkonnakaitses, siis kogukond võib olla korteriühistu, see võib olla tänav, see võib olla linnaosa, aga seal on hästi tähtis see, et info saaks edastatud. Et kui on ka mingi ohuolukord näiteks, et me jagaksime seda infot, me vaataksime, et abivajad saaksid ka kenasti selle info kätte ja ka näiteks siis abi kiiresti. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige siis just see teenuste toimepidevus
et teed oleksid avatud, eks ju, et vajadusel siis alustab ka kohaliku omavalitsuse evakuatsiooni, et varud oleksid olemas, et kerksuskeskused toimiksid. Et kerksuskeskus ongi siis selline koht, kus on toimepidevus, ehk siis näiteks seal on olemas elekter ja kuhu saab tulla, saab infot, saab abi, saab näiteks oma telefoni laadida, et sellised kerksuskeskused peaksid siis ka tulevikus Tallinnasse ja ka mujale tekkima. Aga nad on loomisjärgus, et igal juhul inimene peab siis saama abi, kui vabandust, kui tal on, nii, nüüd juhtus midagi, et kui tal on abi vaja, eks ju. Nii, aga riik, et tõesti, et ei ole ainult, et inimene, kõik me peame tegema midagi ja ka riigil on väga suured ülesanded, et just see elekter oleks olemas, sidevahendid toimiksid, toidu ja esmatarbekaubad oleksid kättesaadaval, et poed oleksid, eks ju, avatud ja sularaha ja nii edasi. Ehk siis, et igaühel on oma roll selles elanikkonna kaitses. Kuid kui me nüüd mõtleme, et kas meil on siin midagi üldse juhtunud, et kui te nüüd peate korra niimoodi mõtlema, et nii Eesti, et üldjuhul meil Eestis ei juhtu tegelikult väga palju asju, et eile küll oli Lasnamäe põleng ja ikkagi mõned sündmused on, aga et kui palju see mind isiklikult puudutab, kui palju mul on olnud seda kogemust, et midagi on juhtunud, et miks ma siis ikkagi pean valmis olema. Et kui ma käin ka koolitusi tegemas, siis ma olen saanud tunda seda, et inimesed üldiselt arvavad, et ei, et minuga ei juhtu midagi sellist või et mul ei ole ju midagi juhtunud, et miks siis nüüd peaks juhtuma. Aga jah, et viimase aja sündmused jällegi näitavad seda, et ka Eestis juhtub. Ja mul on siin üleval üks pilt, mis on tehtud Pärnu üleujutusest, et ka Pärnus juhtub, üle Eesti juhtub, et vaatame ka pärast natuke täpsemalt, mis siis Tallinnas juhtub, et Tallinnas juhtub, kusjuures mulle tundub vähem, ja sellepärast ka võib-olla inimesed arvavad, et meil siin ei juhtu, aga tegelikult on ka siin sündmuseid olnud. Ja kui ma mõtlen nüüd selle peale, et kuidas me siis käitume, et tuleb, vaadake, et mul on siin ka üleval üks selline hoiatus, tuleb siis ohuteavitus, et Eestisse tulevad tugevad tuuled, tuleb tormihoiatus, oktoober saabub marutuulega. Ja selline tüüpiline käitumine on meil siis see, et nii äge, et nüüd me lähme Piritale ja teeme pilte, eks ju, et nii ägedad pildid saab, aga et kas ma teen ka seda, et kui hoiatuses öeldakse, et püsike toas, varuge vett, et siis kindlasti osad on meist need, kes siis lähevad ja teevad just sellest pilte, sellest tormist, mis seal merel möllab. Et sest midagi ju ei juhtu ja minuga seal mere ääres ka kindlasti midagi ei juhtu, eks ju. Et see näitab meile seda, et kuidas me ise ka tegelikult hoiatustesse suhtume, eks ju. Ja kas me oleme harjunud neid teavitusi ja hoiatusi ka kuulama. Et võin oma kogemusest ka öelda, et teinekord kuuladki niimoodi, et lähed telekast mööda, midagi räägitakse, aga mis seal tegelikult räägiti ja kas ma ka tegelikult kuulsin, mida öeldi. Et mida ma siis nüüd tegema pean. Et meil on jah kuidagi see sisse kodeeritud, et me arvame, et meil ei juhtu kunagi, meiega ei juhtu kunagi. Aga on olemas üks väga hea kaardikiht, mille väike pilt on ka siin näha teile. See on suur õnnetuste ohuga ja ohtlike ettevõtete kaart. Ja kui te nüüd vaatate, te elate kindlasti väga erinevates kohtades, osa teist elab võib-olla Harjumaal, osa teist elabki Tallinnas, siis vaadake, et seal Harjumaal ja Tallinnal on päris palju neid mummukesi, mis näitavad seda, et Tallinnas ja Harjumaal on päris palju ohtlikke ettevõtteid, mis võivad ka minu kodule tegelikult ohtlikud olla. Et ma väga soovitan seda kaardikihti vaadata, et te saate sinna sisse toksida oma koduse aadressi ja vaadatagi, mis te seal lähedal on.
et see järgmine pilt, ma olen teinud selle lihtsalt Tallinnast suvalise koha pealt, et seal saab nagu zoomida sisse ja vaadata, et mis see minu kodune aadress on. Ja kui seda pilti nüüd vaatate, siis näiteks Tallinna üks suuremaid ohtusid selle järgi on Tallinna vesi, et kus siis kasutatakse ka kemikaale. Aga et tasub vaadata seda kaardikihte just selle pilguga, et kus mina elan ja mis minu kodule siis lähemal on. Nii, mis siis Tallinnas on juhtunud, et võib-olla mäletate, et 2004. aastal, ja mulle tundub, et ikka igal aastal juhtub seda, et meie kanalisatsioon Tallinnas ei suuda seda vihmavett, kui on kõva vihmasadu olnud, ära viia, et siis võivad ka väiksed sellised üleujutused meil ka tänavatel tulla. Et seda võib-olla olete isegi näinud või tundnud, et kuskil sildade all või on tõesti sellised üleujutused, et raske on läbi pääseda. Pronksiöö ehk siis massirahutus, et kindlasti oli ka üks selline kriisiolukord, mis ei olnud tavapärane ja see, kuidas inimesed hakkasid käituma, vandalism, eks ju, levis, inimesed läksid sellega kaasa, et sellest, et oli tõsine kriisiolukord tegelikult ja väga palju erinevaid asutusi, organisatsioone jälle kaasatud. Kaitseministeeriumi rünnak 2011. aastal, et peale seda mina avastasin, et kõik asutused, et kuhugi asutusse enam sisse ei saa, eks ju, et peale seda, et üks relvastatud inimene tuli töötajatele kallale, eks ju, tänava pealt, peale seda on väga raske tänava pealt inimesel üldse kuhugi asutusse saada. Et igal pool on kaardisüsteemid ja kui tuleb külaline, eks ju, peab vastu minema, et peale seda tehti kohe selline ennetav meede, et igaüks ikkagi tänavalt igasugusesse asutusse sisse ei saa. Stroomi kollektor, et see õnnetus läks ka õnneks päris hästi, et suuremat kriisi sellest ei tulnud, aga seal oleks võinud juhtuda väga suur õnnetus ja seda, et seal juhtus see, et nii-öelda, kuidas neid nüüd nimetati, ühesõnaga, et seal läks veetoru katki ja see vesi läks maa alla ja ta hakkas uhuma kõike sealt ära. Ehk siis, et oleks võinud juhtuda väga kole sündmus, aga õnneks suudeti see vesi teise torustikku suunata ja sellele õnnetusele pandi piir, et seal olid need veemahutid, ehk siis need veekollektorid ja et mis siis, kus seda vett koguti. Need olid selleks katki. Nii, aga et kui me mõtleme jälle Eesti peale, et ma ütlesin juba korra, et Eestis juhtub tegelikult vähe, et kui me mõtleme välismaa peale, et vulkaanid, üleujutused, ikka päris õudsad sündmused, et selliseid asju Eestis maanihkeid küll on, aga et selliseid suuri õnnetusi õnneks meie maad ei taba. Aga siiski, et milleks siis Eestis võiks olla nagu elanikud üldse valmis, et kui te vaatate seda loetelu siin, siis ma usun, et elektrikatkestus on üks levinumaid, mis meid kõiki võib puudutada, mõjutada. Võib-olla teate ka mõnda sündmust, kus lumetorm, et Padaoru näiteks oli üks tõsine kriisiolukord, et kus lund sadas väga palju ja autod jäid sinna lõksu. Et kindlasti torm ja lumetorm on ka see, mis Eestist öeldakse, et selline tugev tuul käib 2 korda aastas Eestist üle, et me pole kindlasti nende eest kaitstud. Tulekahjud, need on juba siis niisugused suuremad tulekahjud, eks ju, või mis meid võivad mõjutada, üleujutus, et nüüd mõelge jälle selle peale, et kus teie elate, et kas see üleujutus oleks see teie oht seal kodus või mitte. Nakkushaiguste epideemia, näiteks Saaremaal, eks ju, praegu see joogivesi ei saa juua kraanivett, eks ju, et ta mõjutab kindlasti jälle. Tallinnas on ka väga siin läbivad, eks ju, raudtee Tallinnat, et siin on ka raudteeõnnetused, lennukid lendavad siit palju, laevad sõidavad,
ka palju on maanteed, et kõik see, mis siin võib juhtuda, see ka võib teie kodu mõjutada. Plahvatused, Tallinnas on olnud ka plahvatused ja kui rääkida siis keemia kiirgusõnnetustest ka, et ohtlikud ettevõtteid on Tallinnas ja sealt võib siis ka midagi juhtuda. Küberrünnak ja Ukraina sõja nii-öelda vaadates, mis Ukrainas toimub, eks ju, et siis ka see sõjaline rünnaku oht meil tegelikult on olemas siin. Ja siin on natukene täiendatud veel seda, et siin allpool on näiteks tõesti, et kaugkütte katkestus, eks ju, et elektrist tulenevalt meil võivad olla kaugkütte katkestus, makseteenuste katkestus, sularahateenuse häired, kõik see, et poed on kinni, ehk siis me ei saa toitu, ravimeid, esmabitarbekaupu osta ja ka tervishoiu vältimatu abi kättesaadavus. Loomulikult kõik osapooled teevad kõik täna selleks, et mingid sellised kriise ei juhtuks, aga kui me mõtleme jällegi oma kodu peale, et mis meil on seal ümber ja mis meid võib mõjutada, et siis osa nendest asjadest kindlasti võivad mõjutada ka teie kodu. Aga korra ma nüüd palungi teil mõelda oma kodu peale, et kus te elate, igaüks te teate väga hästi, kus te elate, mis teil seal ümber on, et millised on need ohud ja riskid, mis võivad sinu kodu ja pere seal ohustada. Et mõelge korra selle peale, et palusin teil ka välja printida või siis kõrvale võtta 2 lehte, et see esimene leht, mille pealkiri ongi siis tegelikult meie pere kriisiplaan, et siin ongi kohe esimene küsimus ka seesama, et te mõtleksite, et millised kriisiolukorrad siis võivad sind sinu kodus ohustada, et siin on ka tulekahju, torm, üleujutus, õhusaaste, et te paneksite need kirja ja kui te seda täna ei taha ja praegu teha, siis võiksite seda teha koos perega, arutada, et mis on need ohud, riskid, mis meid meie kodus võib ohustada. Samal ajal, kui te mõtlete, ma näitan teile oma kodu, et mina ei ela Tallinnas, mina elan Sakus ja minu aadress on Kirsi 4. Nüüd te kõik teate, kus mina elan. Aga et see on punane täpike siin selle pildi peal ja mina siis ka panin oma kodu sinna kaardikihi peale ja hakkasin vaatama, et mis on minu kodule need ohud. Ja nagu te näete, siin üleval läheb üks kollane maantee, et see on hästi suur selline sõidutee, aga kuna ta on nii kaugel minust, siis ta mind otseselt minu kodus ei ohusta, aga lähemal on mulle Saku õlletehas. Ja Saku õlletehasega on selline tore asi, et seal kasutatakse, ta on ka ohtlik ettevõte ja seal kasutatakse siis ammoniaaki. Ehk siis tegelikult seal on olemas ammoniaagi mürgistuse, öeldakse mürgistuse oht. Ehk siis, et ja ma leidsin Saku õlletehase kodulehelt sellise juhise, mida nad on teinud tegelikult oma töötajatele. Ja siis seal on kõik ära märgitud, et näete, siin on ka see punane ring, et kus siis võib levida ja on ka öeldud, et kuidas siis peaks käituma ja siin on kenasti öeldud siin nurgas, et ammoniaagi õnnetuse korral võib tekkida otsene oht teie elule ja tervisele. Need on siis eelkõige töötajatele praegu mõeldud ja on ka siis käitumisjuhis, et käivitub sireen ja töötajad peavad varjuma. Et minu lähedal on selline ohtlik ettevõte, millega ma peaksin tegelikult kursis olema, et kuidas mina elanikuna ka siis peaksin käituma, kui Saku õlletehases midagi sellist juhtub. Aga ütlen teile ausalt, et mina Saku elanikuna ei ole kuskilt lugenud või kuulnud või keegi ei ole mind koolitanud, et nüüd ma kuulen seda sireeni, et kuidas ma siis pean käituma, mida ma pean tegema. Seoses tööga ma tean, et ma pean sulgema aknad, eks ju, ma pean sulgema uksed ja ka ventilatsiooni välja lülitama ja võimalusel minema teisele korrusele. Ma tean, et ma pean nii käituma, aga tegelikult, et mida see sireen siis nagu tähendab ja kuidas ma pean käituma, ma ausalt öeldes ka ei tea. Ehk siis, et tasub, kui te nüüd olete kaardistanud selle ära, et kus te elate ja mis need ohud teie lähedal on,
siis tegelikult näiteks Saku vallavalitsusest mina peaksin ka küsima, et kuidas ma siis ikkagi käituma pean ja et kuidas ma saan teavituse, et tegemist on ohuga. Mis mind minu kodus veel kindlasti ohustab, on erakordsed ilmastikuolud. Et kuna minu kodu lähedal on suured puud, siis on nii mõnigi kord juhtunud, et kui on kõvad tormid, siis need puud murduvad ja see võib lõppeda sellega, et mu kodus ei ole enam elektrit, ehk siis elektrikatkestus. Ja kui on minu kodus elektrikatkestus, siis see tähendab seda, et kõik need elutähtsad teenused on minul maas, ehk siis neid mul ei ole. Ehk siis see tähendab mulle seda, et mul ei ole kütet. Kui on elekter ära, siis tähendab see mulle jah, et mul ei ole kütet. Ma ei saa vettkraanist, kanalisatsioon ei tööta, ma ei saa süüa teha ja mingil, eks ju, et ma ei saa ka oma sidevahendeid telefoni laadida näiteks, et kui mul need saavad nii-öelda aku saab läbi, siis ma enam neid laadida ei saa. Ehk siis mina pean vägagi mõtlema, et mida mina siis teen, kui minu kodus läheb elekter ära. Nii, aga ma väga loodan, et te selle minu näite peale samamoodi mõtlete nüüd oma kodu peale ka, et mis on need ohud, riskid, et ma võin korra veel panna need üldlevinumad, mis siin olid, eks ju, et kui ma nüüd mõtlen, et kas üleujutus mõjutab mind minu kodus, on ju, et mis mind seal kodus võib nagu ohustada. Et ma arvan või kardan, et paljud tänased koduomanikud või ükskõik, kas te elate siis korteris või ka eramajas, et ei ole ostnud või soetanud omale kinnisvara just selle teadmisega, et mul ei oleks neid ohtusid seal lähedal. Loomulikult ei taha ju kohe tehase kõrval elada, aga et ma arvan ka, et inimesed ei ole täna väga palju selle teema peale mõelnud. Aga teie saate nüüd mõelda, saate koduga arutada, et mis on need ohud. Nii, ja ma arvan, et te saite üheks ohuks ka, mis teie kodus võib siis ohustada, just elektrikatkestus. Ja kui te nüüd vaatate seda slaidi, siis elekter on meil hästi oluline. Ja siin on kõik nimetatud need teenused või need mugavused, siis mis meil siis võivad kaduda seoses elektriga. Aga millised teenused või need mugavused teil siis kodus seoses elektriga katkevad? Seda te peate siis nüüd ise hakkama selgeks tegema. Et see on väga oluline teada, et kas teil peale elektrikatkestust kraanist tuleb ikka vett või ei tule enam, kas teil kanalisatsioon töötab, kas te saate süüa teha või ei saa teha, eks ju. Kas teil küte on olemas? Ei ole, sest Eestis ikka valdav osa on meil külma perioodi ja küte on väga oluline meil, eks ju. Et kas see küte jätkab töötamist või ei jätka. Ja ka, eks ju, muud asjad, mis on öeldud, et eks ju, et kas ma saan näiteks oma telefoni laadida, nii edasi, on ju. Et ma arvan, et teil on paljudel ka kogemust, kus elekter on läinud ära, aga ta on läinud ära ka siis võib-olla maksimum seal 3-4 tundi ja selle me kenasti elame üle, me saame hakkama. Aga kui ta on ikkagi juba näiteks 2 päeva, ööpäev ära, 72 tundi, et siis just kortermajades elavad inimestel võib tekkida juba tõsiseid probleeme. Aga vaatamegi siis, et kuidas hakkama saada, et kui nüüd elektrit ei ole. Et mõelge läbi, et kuidas teie kodus on, kas need teenused jätkavad toimimist või mitte. Ja kui nüüd tõesti elektrit ei ole, et tõesti on läbi vaja mõelda siis need alternatiivsed lahendused. Et nagu mina rääkisin oma kodust, et mul on nagu kõik need teenused, eks ju, maas, mul ei ole midagi põhimõtteliselt, et nüüd ma pean hakkama mõtlema selle peale, et kuidas ma siis hakkama saan ja mis on need alternatiivsed lahendused. Ja näiteks ongi seal see, et nagu siin sulgudes on näidatud, et generaator, taskulamp, küünlad, tikud, gaasipliit, grill, nii edasi. Et ma peangi hakkama mõtlema, et kuidas ma hakkama saan ja mis mind aitavad siis hakkama saada.
Kortermajades elavatele inimestele ma lihtsalt ütleksin seda, et statsionaarsed generaatorid kortermajja ei ole kerge paigaldada, seal on väga palju tuleohutusalaseid nõudeid, seal on juba nii-öelda ehitusprojekti algatamine ja nii edasi. Ja kõik algab muidugi sellest, et üldse, et milleks seda generaatorit ka korteriühistus tahetakse kasutada. Aga soovitan siin Päästeameti kodulehte, kus siis täpsemalt räägibki, et kuidas siis statsionaarset generaatorit kortermajja üldse saab nagu paigaldada, mis etapid on seal vaja läbida. Eramaja omanikele ütlen ma seda, et minul on kodus olemas generaator ja just sellepärast, et mul on väga tihti elekter ära läinud. Ja generaator on ühest küljest minul selleks, et vajadusel ma saan siis kütta oma kodu, ehk siis aga eelkõige on ta minul kodus soetatud sellepärast, et ma saaksin siis puurkaevust kätte vett. Et mul on selline küte, kus on pelletküte, aga ma saan ka seda seadistada siis puuküttele või siis kasutada kaminat ja mul on ka saunakeris. Ehk siis, et mul on nagu olemas need alternatiivid, et mina saan endale siis sooja ikkagi kodus edasi teha. Mille peale kindlasti tasuks mõelda, on erinevad uksed ja väravad, et tänapäeval on hästi mugav elu, eks ju. Ma helistan, väravad tõusevad või panen kaardi vastu, uksed lähevad lahti, eks ju. Aga see kõik ikkagi on seotud elektriga tihtipeale ja et kas mul uksed avanevad, kui mul elektrit ei ole, kas väravad lähevad lahti ja kui nüüd ei lähe, et mis on see alternatiiv siis, et kas ongi, et ma saan seda füüsiliselt ise avada või on mul soetatud see ups seade, mis hoiab veel minu valvehoiatussüsteemid mitu tundi nii-öelda töös, et ma saaksin näiteks ikkagi uksest sisse. Et minu naabril on ka niimoodi, et tal on ka kõik hästi selline moodne. Uksest ka saab sisse, ma isegi ei tea, kas kaardi või mis asjaga, et ühesõnaga kõik on, et võtmeid ei ole vajal igal juhul. Ja siis ongi, et temal on ka olemas see ups-seade, mis siis tagab talle selle, et need valve- ja hoiatussüsteemid või et ma saan kuskilt sisse-välja, et toimiksid veel paar tundi vähemalt. Ehk siis mõelda lihtsalt, et kuidas nad täna mul toimivad ja kui elekter läheb ära, et kuidas ma siis hakkama saan. Ja kortermajades, et kui tõesti, et kui ei ole seda nii-öelda, eks ju, et kui ikkagi näiteks on väljas 25 kraadi külma ja kortermaja läheb 2 ööpäevaga 72 tunniga ikkagi nii külmaks, et seal võib-olla enam ei saa olla. Torud hakkavad võib-olla lõhkema või tuleb torustikust, eks ju, vesi üldse välja lasta. Et siis on see soovitus, et kas teil on äkki minna kuhugile alternatiivsele pinnale. Et see ongi siis, et äkki teil on mingi suvila, mingi maakodu, vanemad elavad kuskil, tuttavad, lähedased, et siis on mõttekas võib-olla ja parem hakkama saada juba kuskil nii-öelda alternatiivpinnal, et siis juba minna sinna. Kui nüüd kortermaja elanikel ei ole kuhugile ikkagi minna, siis tasub sellest teavitada, kas siis kohalikku omavalitsust, LOV-i, et te ikkagi vajate abi ja kindlasti siis ka püütakse teid aidata, et mitte jääda nagu üksinda. Ja ma loodan, et teil on kõikidel selline teenusosutaja, kes ka teile riketest teada annab, et minul on päris hea tagasiside, et üldiselt riketteadetest tuleb info ja siis te saate ka vastavalt käituda, et kui te näiteks teate, et 6 tunniks ei ole mul vett, eks ju, et siis ma saan ka seda vett koguda. Et ja kui te ei tea ja teavitus ei tule, siis kindlasti palun uurige, et teenuseandja peaks teid teavitama, kui elektrikatkestus näiteks tuleb ja see on mingi plaanipärane tegevus. Kui nüüd ei ole meil elektrist tingituna valgust, siis võikski mõelda, et
mis on need alternatiivsed vahendid jälle, eks ju, et alustades küünlast ja tikkudest kuni väga pealampideni ja väga moodsate lahendusteni, et siin on lihtsalt üks väike valik. Kõikide nende asjadega on enamus asjadega on see muidugi, et nad on patareitoitel, et noh, on ka akutoitel, aga kui on asjad patareitoitel, siis võiks olla ka neid patareisid natukene varuks. Aga jah, et erinevad valgusallikad ja saate kindlasti väga kenasti hakkama. Et näiteks pealamp on väga hea, et käed on vabad ja saate ka samal ajal toimetada. Nii, kui meil nüüd ei ole ikkagi kütet, et mina rääkisin oma loo, et minul on see generaator soetatud, aga palun mõelge, et kas teil on kodus elektrist siis sõltumatu kütteseade, mingi näiteks ongi gaasikamiin, puuküttega pliit või ahi või mina olen kasutanud ka tõesti, ma rääkisin saunakerist, et mäletan, et laps oli väike ja oli vaja piima soojendada, siis sauna ahjule sai tuli alla tehtud ja kerise peal soojendasin piima, nii et saime ka väga hästi hakkama. Aga jah, et see alternatiiv võiks olla olemas. Ja kui on nüüd alternatiiv olemas, siis oleks kindlasti vaja ka küttematerjali, et kui näiteks ahi on, aga küttematerjali ikka ei ole, et siis me ikkagi vastu ei pea. Ja tasub uurida, et kui te ei tea, et kaua siis ikkagi ja kas mul see küte nagu säilib, et kas teenuse osutaja nii-öelda kas ma saan teenuse osutajalt veel näiteks kütet või siis mitte. Ehk siis näiteks kortermajade elanikud, et mis siis minu majaga juhtub, et kas ma saan sooja või ei saa. Ja Tallinnast me oleme siis küsinud, et Utilitas on üks, eks ju, kes meile seda teenust pakub ja tegelikult on siis tegelikult küte jääb toimima, tihtipeale jääb toimima, aga mure on selles, et kortermajades see tsirkulatsioonpump, mis on tihtipeale seal kuskil keldris või kuskil soojussõlmes, et see tsirkulatsioonpump ei tööta, kui elektrit ei ole. Ja kui ta ei saa nii-öelda, eks ju, toidet, siis ta ei vii seda sooja vett majas ringlema, et majas ei saa see vesi ringelda ja see tähendab seda, et teile soojus ka korterisse ei jõua. Et võib juhtuda, et see soojus on seal kuskil olemas alumistel korrustel või keldris, aga ta lihtsalt ei jõua üles sellepärast, et tsirkulatsioonpump seisab, kuna elektrit ei ole. Ehk siis, et see on ka kes elavad korterites, võivad mõelda, arutada oma ühistuga, et üks variant on, eks ju, luua näiteks generaatori ühendamise võimekus ja siis sellega siis hoida seda tsirkulatsioonpumpa töös, aga kõik oleneb jälle, kui suur on tema maja, kui vägevat generaatorit on vaja. Generaatorile on vaja kütust, et seal on jah, et palju teemasid, millele mõelda, aga jah, et generaatori teemal tasub vaadata Päästeameti kodulehelt ka seda lisainfot. Ja kui nüüd on tõesti meil kütet ei ole, siis hoone sundventilatsioon tasuks välja lülitada, uksed, aknad sulgeda, eks ju, eesriided ette panna, et võimalikult vähe külma siis ka tuleks akendest ustest sisse, riietuda soojalt ja tasub ka pereliikmetega ühes ruumis olla, et mida rohkem meid ühes ruumis on, seda soojem meil ka tegelikult hakkab. Et kui kõik on maja peal laiali, siis meil kõigil on külm. Ja tõesti, et just kortermajade või ka eramajadel, eks ju, et mingi hetk võib siis juhtuda, et torustik võib hakata niimoodi külmuma, et teda on vaja kas siis vesi välja lasta või hakata soojustama. Ja siin on vahelduseks üks pilt, et see on tegelikult Ukrainast, et inimesed on väga leidlikud ja kui on tõsine kriisiolukord, siis ma arvan, et Päästeamet ei ole väga õnnelik selliseid pilte nähes, aga et kui on tõsine kriisiolukord ja inimesed peavad kuidagi hakkama saama, siis mina usun, et inimesed saavad hakkama ja on väga leidlikud. Aga vesi, et kui nüüd meil ei ole vett
ja näiteks te saategi sellise teavituse, et on elektrikatkestus ja see tähendab seda, et ka teil vett ei ole. Siis jällegi see võib kortermajade puhul tähendada seda, et vesi on olemas tegelikult seal alltorustikes või siis ka esimestel korrustel, eelkõige ma räägin siis praegu Tallinna infost, aga see ei jõua ülemiste korruste korteritesse. Ja jällegi siis saab võib-olla korteriühistutega arutada, et kuidas me nüüd saame seda vett näiteks alumistelt korrustelt siis ka üles nii-öelda mingite anumetega või asjadega või on meil tõesti näiteks keldris mingisugune kraan, kus me saamegi siis vajadusel vett välja võtta. Aga eramajades on siis tõesti see, et millised on minu lähemad, ma ei tea, kaev, eks ju, või on mul endal puurkaev ja on generaator, et ma saan siis niimoodi vee sealt kätte. Kõige suurem probleem on, mulle tundub, peaaegu igal pool just kanalisatsioon. Et paljud karjuvad, et kui nüüd mul on ju seal nii-öelda WC poti selle kogumisanumas on ju veel vett, eks ju, et kui ma nüüd veel käin paar korda ja lasen sealt vett alla, et see ju toimib, aga see võib tihtipeale tähendada seda, et alumised korrused upuvad või on siis hais seal, et ühesõnaga, kui on keelatud kanalisatsiooni kasutada, siis peavad kõik korterimajas seda nõuet täitma, sest muidu alumistel korrustel on päris katastroof. Ja tuleb siis leida jälle alternatiive, aga sellest ka juba räägime siis. Et just, et eelkõige joogivee puhul oleks siis alternatiiviks see, et igal inimesel, igal perel võiksid olla oma joogivarud. Et kriisiolukorras öeldakse, et ühe inimese kohta võiks olla vett kuni 3 liitrit. 2 liitrit siis joogiks ja 1 liiter söögi tegemiseks. Aga kindlasti teate, et veega on samamoodi, et ega see vesi ka ei säili lõpmatuseni, et kahjuks on ka seal oma säilivusaeg. Kõige paremini säilivad need pudelivesi, kus on ka tegelikult see säilivusaeg peal. Aga jah, mõelge, et kui nüüd nädalas on ühe inimese joogiveevaru 3 liitrit, ehk siis 21 liitrit kokku nädalas, ja peres on 4 liiget, siis kus te kortermaja elanikud kõike seda vett hoiate? Et ma kardan, et enamus kodudes ei ole seda nii suurt joogivaru, pigem on mõistlik mõelda, et mingi veevaru oleks kodus, aga et kus on need kohad, kust ma siis veel vett vajadusel kriisiolukorras saan. Et seesama, millest me rääkisime, et eks ju torustikus on vett, veepoileris on vett, ka WC kogumispotis on tegelikult ämbritäis vett, et kõike seda nagu tasub ka vajadusel kasutada. Lisaks, et on näiteks Tallinnas joogiveekraanid, mis ka suvel avatakse, et talvel minu teada on nad kinni ja sealt ikkagi vett kätte ei saa. Koduloomadele tasub ka mõelda, eks ju, et kui on kriisiolukord ja teil on koduloomad, et kuidas ma neile saan joogivett, et kuidas seda võiks siis saada. Ja üks variant on ka muidugi kuivkäimla rent, aga kui meil on Eestis, ma arvan, päris tõsine kriis, siis need kuivkäimlad on võib-olla kõik juba riigi poolt ära broneeritud ja võib-olla teile ei jätku. Kindlasti on kanalisatsiooni osas paremal järjel eramajade omanikud, sest seal annab veel midagi välja mõelda, aga kortermajades on natukene raske. Nii, mida siis teha? Et kindlasti soovitame seda vett, mis teil on, hoida kokkuhoidlikult, et nädal aega pesemata suudame ka olla. Kui on vaja pesta, siis kasutame niiskaid puhastuslappe näiteks, ka nõusid saab kasutada kas ühekordseid nõusid või siis kasutada paberit, et nõusid puhtaks saada.
ja tualettides siis saab kasutada ka prügikotte, et väikseid prügikotte, et alla siis mitte midagi lasta ja need prügikotid siis saab lihtsalt kokku koguda ja siis ära viia. Vee puhul on siis ka, et väga hea, kui teil on kodus juba olemas näiteks veefiltrid, näiteks Brita kannud, et kui nüüd igalt poolt ka näiteks looduslikust kohast võtta vett, siis ideaalis peaks selle läbi keetma, et ta oleks nii-öelda puhas, eks ju. Aga kui meil ikkagi ei ole kuskil seda vett läbi keeta, siis on näiteks olemas veepuhastustabletid, on ka kaaliumpermanganaat, mida saab kasutada vee puhastamiseks. Kui keegi oskab looduslike vahenditega vett kasutada, et läbi kruusa, liiva, sambla, see on väga tore oskus, et kindlasti saate seda siis kasutada. Aga on ka olemas tõesti avalikud kaevud, kraanid, allikad, et tasub endale asjad selgeks teha, et kus on need lähimad veevõtukohad. Meil on ka looduslikku, eks ju, Pirital on näiteks jõgi, siin on karjäärid lähedal, et mõelge, kus te elate ja milline veekogu ka teie kodu lähedal asub. Tallinna siis joogikraanide kaardikiht, et see on olemas ka Tallinna Vee kodulehel. Et siin on peal ka näiteks surnuaedade nii-öelda need kaevud, aga ma väga ei soovitaks seda vett ilma puhastamata kasutada. Kui nüüd peaks süüa tegema, et minul on ka elektripliit, eks ju, ja siis, kui on tõsi, elekter on ära, siis mina tegelikult ka oma pliiti kasutada ei saa ja süüa seal teha ei saa. Et siis on ka erinevad alternatiivid jälle, matkapliidid, grillid on, kellel on eramajad, et saate kasutada grilli, lähete õue, saate lõkke üles teha. Et erinevad variandid, et oleks lihtsalt läbi mõeldud, et millist alternatiivi me saame kasutada. Või siis on ka näiteks RMK kohad, eks ju, et kui meil on lihtsalt elekter ära ja kütust on näiteks ka autos olemas, et minna ja hoopis RMK koha peal teha endale keeta süüa. Et erinevatele variantidele mõelda. Matkapliiti ja sellist priimust tegelikult siis vajadusel gaasipõletit just, et saab ka kasutada toas, aga siis on hästi oluline tuleohutusreeglid, et mitte miski ei oleks seal lähedal ja et tuleohutus on hästi oluline, et ei juhtuks õnnetust. Toiduained, et toiduainetega on jah see mure, et nad samuti ei säili, et minu soovitus on siin, et varuge neid toiduaineid, mida teie pere sööb hea meelega, mitte nii, et varute endale tatart, aga tegelikult teie pere üldse tatart ei söö. Et varuge toiduaineid, mida te igapäevaselt sööte, aga näiteks, et siis, kui sööte ühe paki makarone ära, siis ostke kohe 2 pakki asemele, et oleks selline väike varu ka. Ja kui nüüd lihtsalt rääkida sellest, et kriisiolukorras on hästi tähtis ka selle energia kokkuhoidmine, ehk siis, et ka kui teil on näiteks gaasipõleti või et kus te saate teha süüa, siis eks ju, et me tahame ka näiteks, et toit saaks võimalikult kiiresti valmis, siis tumedad makaronid näiteks keevad palju kauem kui heledad makaronid. Ehk siis mõelda võiks selliste toiduainete peale, mis vajavad vähem energiat või ei vaja üldse. Näiteks konservid, mida saab kohe süüa, purgisupid põhimõtteliselt, pudrud, millele panete vee peale ja saab kohe tegelikult süüa. Et oleks nagu erinevaid asju. Ka tatart tegelikult saab teha nii, et õhtul panete likku ja hommikul on ta tegelikult pehme. Et oleks erinevaid toiduaineid, mida saab ka kiiresti siis toiduks teha. Ja mõelge kindlasti väikelaste toidule, et kui on väiksed lapsed, siis nendel peaksid olema võib-olla oma toit ja lemmikloomad. Ja siin all on mul ka ära siis näidatud, et ka riigil on tegelikult omad toiduvarud. Et kõigi Eesti elanikele 5 päevaks
aga ikkagi igal inimesel siis peaks olema ka 7-päevane toiduvaru. Siin on üks väikene pilt sellest, et Eesti firma ja tema teeb siis sellist paketti kohe, et seesama oranž kastikene, et neid tegijaid on tegelikult veel, et ma ei taha ainult ühele reklaami teha, aga et olemas jah, Tactical Foodpack, kes teeb kohe selliseid kaste. Ta maksab küll palju, 165 €, saab ka netist osta, et kui te logite, otsite ülesse, saab ka netist osta, aga ta on siis, tema säilivusaeg on 8 aastat ja kui te ei ole seda karpi avanud, siis saab selle tagasi viia ja saate uue paketi asemele. Et kui huvitab, siis minge vaadake, otsige üles netist. Aga jah, et toiduvaru saab kindlasti ka ise kogu aeg hoida, et rotatsioonis, eks ju, et sööte midagi ära, ostate kohe asemele, et ei pea seda kallist kasti ostma. Kui nüüd rääkida üldse sellest, et info ja sidevahendid, eks ju, et kui ma nüüd küsiks, et ma arvan, et te igaüks enda telefoninumbrit teate ja ema telefoninumbrit, ma arvan, et teate ka, aga et võib-olla vanaema telefoninumbrit enam ei tea. Et siis kriisiolukorras võib juhtuda küll see, et teie telefon, kus me oleme harjunud, et meie elu on kõik sees, eks ju, et nii kui midagi on, siis ma saan vaadata telefoni. Aga kui seal aku on tühi ja ta ei saa enam laadida, et kus on need telefoninumbrid on ju, või kellelgi on veel laetud, näiteks lapsel, aga tal ei ole seal vanema numbrit näiteks ees, eks ju, et kus te siis ja te ei mäleta seda, saaksite küll lapse telefoniga helistada, aga numbrit ei tea. Et tasub mingid tähtsad numbrid üles kirjutada ja ka näiteks korteriühistu puhul, et võib-olla see esimene kontakt on just ühistu esimees, kellel tahaks nüüd helistada, aga noh, kas ma mäletan seda numbrit. Et mingid olulised numbrid tasub endale üles kirjutada ja siinsamal lehel ka, et kus on meie pere kriisiplaan, on ka see koht olemas, kus neid numbreid kirjutada, et siis on kogu selline kriisiinfo ühel lehel. Ja kui me räägime üldse, et kuidas nagu saada ohuinfot, siis on kindlasti hästi oluline raadio, et paljudel inimestel on veel raadio kodus. Kui noorte käest küsida, et mis asi see on, siis näete, enam tihtipeale ei tea. Aga kui raadiot ei ole, siis autoraadios saab ka kuulata infot. Ja selleks, et sidevahendid paremini vastu peaksid, võiks olla ka akupank. Ja akupank võiks siis olla mitte see võib-olla kõige odavam, sest lihtsalt ta ei pea ka väga kaua vastu. Aga teie valik ja teie otsus. Nii, kui me nüüd räägimegi sellest, et kuidas ma siis saan teada, et tegemist on ohuga. Et nii nagu ka eilse sündmuse puhul, ohust hakatakse rääkima meedia vahendusel, eelkõige meedia ja igasugune meedia. On ta siis sotsiaalmeedia, on ta kuulete uudiseid, et kindlasti meedia on üks. Siis on ka, nagu ma rääkisin, et näiteks Saku õlletehasel hoiatussireen, osadel asutustel võib olla sireen, aga kui te ei tea ikkagi, mis see tähendab ja kui asutustel ei ole seda, siis seda pigem ei kasutata. Te teate kindlasti, et Eestisse paigaldatakse praegu sireene, et mul on ka eraldi slaid selle kohta, et tõesti, et sellel suvel hakatakse sellest juba rohkem rääkima, ka Tallinnas. Tallinnasse tulevad sireenid ja sellega tegeletakse, et sireen on ka kindlasti üks ohuteavitus koht. Ja rääkisime ka siin juba hommikul kohe alguses, et alarmist ehk siis, et sõnumitest ka telefonis võivad siis tulla sõnumid, millega siis teavitatakse ohust. Aga kui kõik need kanalid on maas, siis ka tegelikult valjuhääldi ja ukselt uksele teavitus võib olla. Et võib-olla ka mõnes maapiirkonnas võib-olla kasutatakse isegi seda. Aga infot kindlasti palun kuulata ametlikest kanalitest, et eelkõige siis Rahvusringhäälingu kanalid, ERR, Vikerraadio, Raadio 4, ETV ja ETV+.
või siis, kui te kasutate teisi kanaleid, siis kindlasti kontrollige, kas see informatsioon, mida te lugesite, on õige, et võib juhtuda ka, et keegi soovibki just paanikat tekitada ja et palun kontrollige, et kas see info, mida te saite, on ikkagi õige. Kindlasti ma soovitan ohuteavitusi võtta tõsiselt ja järgida siis neid juhiseid. Et kui te nüüd mõtlete, millal te kuulsite mõnda ohuteavitust ja kuidas te ise käitusite, et kas ma käitusin ka nii, nagu mulle öeldi, et minu kogemus on see, et kui on vaja vett koguda, siis no ma ikka mõtlen, kas ma ikka kogun, eks ju, et tasub ikkagi natuke vähemalt koguda, et mine tea. Ja ohuteavitusel on tähtis see, et mis seal öeldakse, eks ju, et kui on selline sõnumiga teavitus, et tõesti, et ka eilse sündmuse puhul, et kas ma nüüd pean jääma siseruumidesse või ma pigem pean siseruumidest ära minema. Et see on ka tähtis. Ja kindlasti ohuteavituse puhul on hästi oluline saada ju ka teada, millal see kõik lõpeb. Et millal on oht, eks ju, likvideeritud ja millal ma näiteks võin kodust välja tulla või nii edasi, et see on ka hästi oluline, et kuulata selleks raadiot või neid teisi kanaleid. Sireenid jah, et sellel aastal siis sellega hästi palju Päästeamet tegeleb ja 24 asulasse sireenid paigaldatakse. Olen näinud ka ise Tallinna kaarti, et kõik on kenasti kaetud, et kui üks sireen järsku siis teine katab, ei tööta, et siis teine katab. Ja sireene siis kasutatakse sõjaliste ohtude puhul ja ka hädaolukordade puhul ja sireeni käivitab siis juhtiv asutus. Ja seal võib olla siis tõusev ja langev heli. Ja seal saab ka edastada teksti, näiteks käitumisjuhiseid, et nüüd peate kiiresti varjuma või nüüd peate kiiresti seda tegema. Ja nende sireenide kohta tulevad siis täpsemalt koolitused, teavitused ja ka kindlasti hakatakse neid regulaarselt testima, et inimesed oleksid teadlikud, mis need helid tähendavad, kuidas käituda ja nii edasi. Ja lisaks sireenile kindlasti aktiveeruvad ka sellised teavitused nagu e-alarm ja ka kõik sotsiaalmeedia nii-öelda avalikud kanalid, eks ju, et nad on kõik koos. Ja lisaks ka siis Ole valmis äpp, et kellel on olemas see ka, siis sinna tuleb ka teavitus, aga sellest Ole valmis äpist me ka natuke räägime. Et jah, et korra siis veel üks slaid sellest e-alarmist, et ta sai Siseministeerium sellega tegeles ja eelmise aasta detsembris ta sai valmis, et tõesti tundub, et on selline hea lahendus ja ta tõesti saadab siis ohuteavitusi neile, kes kas liiguvad ohutsooni või sinna lähedale või on ohutsoonis, et teised seda teavitust ei saa. Ja seal on tõesti siis saab panna sõnumi sisuks kuni 160 tähemärki ja seal on ka erinevad keeled, nii et kõik saaksid aru. Kui me nüüd korra räägime sellest, et Tallinna tanklad, et siin on mul küll Tallinna keskne, et osad teist võib-olla on ka Harjumaalt, et mõelge, et kus on teie lähim tankla ja tehke palun endale kindlaks, et selgeks see, et kui on tõsine kriisiolukord, ka tanklad töötavad elektriga, et kui nüüd sinna ei ole generaatortoidet või sellist alternatiivset toidet pandud, et kas te siis saate ikkagi sellest tanklast kütust kätte või mitte. Et tegelikult Tallinnas on siis praegu ainult üks tankla, Katusepapi, mis on generaatortoite võimekusega. Ja see tähendab tegelikult seda, et kui on tõsine kriis, siis operatiivsõidukid võib-olla saavad sealt kütust, aga arvatavasti teie mitte. Et on ka selline leht, et autonoomse elektritootjaga tanklad, et kui te otsite seda ka netist, siis te leiate selle ja tahate vaadata, et siis tõepoolest, et kus teie kodule või ka teie suvekodule näiteks või mõnele teisele, käite ka mujal äkki, et kus seal lähim siis on.
et minul on näiteks akus, et ma olen endale selle selgeks teinud. Ja kui nüüd näiteks tanklad töötavad, siis ei pruugi töötada kaardimaksed, et siis on vaja ka kindlasti sularaha, et sularaha võiks kodus olla natukene, et kriisiolukorras me ei pruugi jah saada maksta kaartidega. Ja siin on ka öeldud seda, et Eestil on omad varud, nii nagu ka toiduvarud olid. Ja mingid varud on ka siis Soomes, Rootsis, aga kindel on see, et tanklate puhul, et operatiivteenistus on kindlasti prioriteetne. Selle slaidiga ma tahan soovitada teile, ma olen ise õppinud selle ära, et kui minu auto kütusepaak on poole peal, siis ma lähen ja võtan selle jälle täis, et ma ei lase oma kütusepaaki alla poole. Ehk siis, et ma ise kogu aeg vaatan, et mul oleks vähemalt nii-öelda üle poole kütusepaagist täis. Et mine tea, mis võib juhtuda ja mul on see kütus siis ikkagi olemas. Et ma ei sõida oma auto kütusepaaki päris tühjaks. Nii, et nüüd on siis see koht, kus ma loodan, et te näete, et see teine dokument, mis selle koosoleku juures oli, et see on siis kriisiolukorra koduste varude meelespea. Et seda te saate ka nüüd kodus vaadata, et kas need kõik asjad, millest me rääkisime, et kas teil on kodus olemas või äkki on midagi puudu ja mingi asja võiks endale soetada. Millest ma väga ei rääkinud, on ravimid. Et ravimite puhul siis igaüks teeb oma sellise ravimite varu või esmaabipaki ikkagi iga pere ise, sest et teie teate oma pere vajadusi, et lihtsalt ma soovitan, et mul on ka see kogemus, et ma olin Niinem sõjapõgenike keskuses ja ma nägin seal, et kui Ukraina sõjapõgenikud hakkasid Eestisse jõudma, siis nende dokumendid olid kenasti kaasas, aga mis oli kõige suurem vajadus, oli just see, et nende ravimid olid otsa saanud ja oli vaja kiiresti kas ravimeid juurde soetada või nad vajasid isegi juba arstiabi. Ehk siis, et ravimite puhul võiks ka ikkagi olla selline paras varu, et kui tõesti teie peres keegi vajab pidevalt ravimeid, et need oleksid varuga olemas, et need ei oleks juba otsakorral. Ja mida ma olen õppinud eakatelt, et nemad ka kirjutavad kohe siis üles telefoninumbrid on, eks ju, nendel alati Google'i märkmikusse kenasti üles kirjutatud, aga ka see, et milliseid ravimeid nad tarbivad, et näiteks kui tulebki, kui on ka veel kriisiolukord ja tuleb kiiret abi osutada, siis ja ta näiteks ise ei saa rääkida, et siis tal on kuskil kõik need ravimid kenasti üles kirjutatud, mida ta tarbib ja mida ta peab võtma, et siis saab kiiresti selle infoga leida. Et siis väike selline kodune ülesanne, et saate koos perega vaadata, et mis teil seal kappides on, seesama leht siis, et mis teil seal kappides olemas on ja et äkki on midagi otsa saanud ja peaks siis juurde varuma. Aga siin lõpuslaididena tahan veel rääkida sellest äpist, et võib-olla teil kõigil on see olemas ja see on väga äge, kui teil on see olemas. Et minul on ka telefonis see äpp olemas, see on siis Ole valmis kriisiäpp. Ja nagu te näete, siis rakendus saab kasutada ilma võrguühenduseta. Et kui ka juhtub, et võrguühendust ei ole, siis tegelikult seda äppi te saate kasutada. Muidugi akut peab ka olema, eks ju, et te saate seda kasutada, aga seal on hästi palju informatsiooni, mida ennetavalt lugeda ja kui te olete seal ennast ka nii-öelda andnud nõusoleku, et te tahate saada ka teavitusi, ühe linnukese seal tuleks panna, siis ükskõik, kus te Eestis liigute, näiteks lähete Tallinnast Valka ja Valgas on mingi ohuolukord või asi, et siis kindlasti saate ka selle äpi kaudu sellest kohe teada, et teid teavitatakse, et seal piirkonnas on mingi oht. Et tasub uurida ja see endale ka tõmmata, et see on tegelikult Naiskodukaitse oma
ja kogu aeg seda infot seal ka uuendatakse ja täiendatakse, nii et teinekord ka, kui on vaba aega, siis võib täitsa lugeda lihtsalt, mis sinna kirjutatud on. Kokkuvõtvalt tahaks siis öelda, et mõelge läbi, et millised on need ohud, eks ju, mis teid seal kodus võivad ohustada ja mõelge selle peale, et kui need varud on olemas, et kuidas neid siis hoida, et nad säiliksid või kuidas tekitada see, et kui miski saab otsa, et ma siis ära ei unusta seda näiteks juurde soetada, et mõelge, et kuidas te neid varusid hoiate. Ja et oleks siis need joogivesi, ikka ravimid ja toit 7 päevaks. Lisaks on siin ka lehel, eks ju, mitmed tööriistad, mis võiksid siis olla, aga autos võiks tõesti olla teedeatlas, lumelabidas, soe tekk ja telefonilaadija. Et need seal palju ruumi ei võta, aga kui on vaja nüüd tõesti kuhugi evakueeruda, ära minna autoga, et siis need on juba seal autos olemas. Ja väike üleskutse ka siit, et kindlasti saate paremini hakkama, kui te teete oma naabritega koostööd, et minul seal on ka hästi aktiivsed naabrid, nemad teavad, et mina natukene siin selle kriiside valmisolekuga tegelen ja siis nemad kohe, kui hakati rääkima varjumisest näiteks, no nii, Tiina, räägi nüüd, kuidas meie varjume, kuhu me varjume, et tasub teha selliseid grillimisõhtuid, arutada üheskoos naabritega, et kuidas me hakkama saame ja kellel siis millised varud on ja korteriühistus samamoodi, et mõelge, et kas te tunnete oma naabreid, kas te teate, kuidas neil läheb, sest kriisiolukorras pigem ma näen, et me peaksime tegema koostööd, et me pigem ei läheks üksteisele kallale, vaid pigem siis tõesti aitame üksteist ja teeme koostööd. Varjumine, et kindlasti olete kursis, et ka siin Tallinnas on üle 24 sellise varjumiskoha, et avaliku varjumiskoha, aga need on siis tõesti nendele inimestele, kes siis näiteks liiguvad tänaval ja nad peavad peale ohuteavitust siis kiiresti varjuma. Et kui te nüüd olete kodus, siis võiks ka läbi mõelda, et milline on see koht, kuhu ma saaksin varjuda. Varjumise puhul on siis hea, kui see ruum oleks selline, kus pole aknaid. Et noh, kõige parem, eks ju, minna kuhugile keldrisse, kui teil on. Kui nüüd on kelder, siis on hästi hea, kui seal ei oleks suuri aknaid või ei oleks aknaid üldse või neid saaks kuidagi kinni panna. Sest see lööklaine, mis sealt akendest võib tulla, ta võib ikkagi viga teha. Ja parem on, kui aknaid selles ruumis ei ole. Siis seal võiks olla ka vähemalt 2 väljapääsu, üks võib olla ka aken, aga et vajadusel siis tõesti saaks ka sealt välja. Kui nüüd ei ole keldrit, siis kortermajades on minu soovitus minna alumistele korrustele koridoridesse. Et kui te vaatate ka neid pilte, mis te näete Ukrainast, siis tihtipeale on just need seal maja ülemised otsad või keskelt nagu läinud, aga alumised korrused on puutumata. Et see soovitus, et siis tõesti olla seal koridoris, et kus ei ole aknaid ja või ka siis keldriruumis võib olla ka selline, et on ainult koridor, eks ju, et olla siis pigem seal koridoris. Või siis mõelda, et noh, selleks peaksid olemagi keldrid korras, eks ju, et rahvas sinna mahub ja vajadusel siis tõesti, kas ma saan need aknad kinni panna või kuidagi riidega või liivakottidega või kilega, et sealt tõesti see lööklainega inimestele viga ei teeks. Aga kindlasti jah, et üldjuhul on see nii, et varjuda tuleb, et see on selline lühiajaline sündmus, kuigi jälle, kui me vaatame Ukraina sündmusi, siis teinekord nad istuvad seal metroodes ikkagi päris pikalt, eks ju, aga üldjuhul on ta selline lühiajaline sündmus ja evakuatsioon ehk siis äraminemine on ohtlik, et tuleb kindlasti varjuda hoonesse ja võimalikult sellisesse ruumi, kus me siis nagu ka viga ei saa.
ja meil on siis endal Tallinna lehel ka kriisiennetuse leht, et seal on ka need varjumiskohad olemas, aga on ka siis soovitused, et kuidas siis nii-öelda just need soovitused, et kuidas siis varjuda või milline see varjumisruum võiks olla ja Päästeameti kodulehel on siis ka see info olemas. Jah, et kuhugile, kui nüüd tuleb see ohuteavitus, et ei hakka kuhugile kindlasti jooksma, et kas see koht peab olema väga lähedal või siis enda majas, eks ju. Ja jah, et need muud asjad rääkisin üle, et võib võtta kiiruga kaasa siis natukene vett või kui saab, või on varud juba pakitud, siis see evakuatsioonikotti võib ka kaasa võtta. Aga üldjoontes on varjumisel hästi tähtis aeg, ehk siis me peame seda kiiresti tegema, et me ei jõua nagu midagi väga kaasa võtta. Nii, eelmisel aastal oli üks selline sündmus, see on nüüd siis üks kommunikatsioon, et üks teavitus, et Päästeamet tegeleb Kakumäe pankrannikult leitud lennukipommi hävitamisega ja 16 majapidamist peavad evakueeruma. Et selline sündmus oli eelmisel aastal ja siin on siis, kui te sellist ohuteavitust või artiklit loete, et siis mis te siis nüüd tegema peate? Oletame, et teie olete kõik Kakumäe pankranniku elanikud, jääte siia punase sõõri sisse, siis tegelikult see tähendab seda, eks ju, et te peate evakueeruma, ehk siis te peate sellest piirkonnast lahkuma. Ja evakuatsioon tegelikult ongi siis see, et see on elanikkonna või ka elaniku, eks ju, ajutine ümberpaigutamine ohustatud alalt ohutusse kohta. Ja evakuatsiooni puhul ongi nii, et osad inimesed siis lähevad ise ära, et siin üleval pildil ka näete, eks ju, et osad inimesed lahkuvad ise ja osade inimeste jaoks siis avatakse evakuatsioonikohad, et ongi, et need ülemistel pildil kõik need autodega sõitjad, nendel on võib-olla kuhugi minna, nendel on alternatiivpind, kuhu nad ära lähevad. Aga osadel inimestel siis, kellel ei ole kuhugi minna, nende jaoks avatakse evakuatsioonikohad ja nemad siis saavad olla seal. Et evakuatsioonikohtadega tegeleb ka siin Tallinn, et need peaksid siis olema kiiresti nii-öelda üles seatavad, et kõik see ressurss, varud, voodid ja nii edasi, et sellega ka linn tegeleb ja selle valmisoleku eest peab tagama. Aga kindlasti, et kui on endal kuhugile ära minna, et siis tasub ka oma kohta minna. Ja kui me nüüd räägime ulatuslikust evakuatsioonist, et see on tõsiselt suur sündmus juba ja seda hakkavad siis suured asutused juhtima, et kohalikul omavalitsus võib juhtida selliseid väiksemaid evakuatsioone, et näiteks kui ongi kortermajas tulekahju ja nüüd on vaja elanikud sealt ümber paigutada või nad vajavad abi evakueerimisel, siis linn aitab siin. Aga jah, tõesti sellised suured, et siin on üks pilt siis ühest maaväringust, et kust hästi palju, ta oli tõesti ulatuslik evakuatsioon, hästi palju inimesi tuli ära evakueerida, et siis sellega tegelevad juba tähtsad asutused, suured asutused. Evakuatsiooni puhul on tegelikult hästi hea, kui te mõtlete läbi, et mis on need asjad, mis ma pean igal juhul kaasa võtma. Et siin ma rääkisin Ukraina kogemusest, et hästi hea, et inimestel olid kõigil dokumendid kaasas, aga kui ma nüüd niimoodi mõtlen, et kus mul need terve pere dokumendid on, et kas nad on ühes kohas, kas ma saan nad kiiresti võtta või siis ma pean neid otsima hakkama, pangakaardid, sularaha, mobiiltelefon ja laadija, eks ju, et need võiksid siis kindlasti kaasas olla. Samuti, kui on nüüd väikelapsed, eks ju, et oleks olemas see toit, hügieenitarbed, lisariided. Ja kui nüüd on vaja juba kauemaks jääda, et võib-olla ma vajan ka seal toitu, magamiskotti, eks ju, et ja kui nüüd hakata mõtlema oma kodu peal, kus mul kõik need asjad on ja kas ma nüüd hästi kiiresti leian, et
võite katsetada, võite proovida nädalavahetusel, kui kiiresti saate oma evakuatsioonikoti näiteks kokku. Aga kõige tähtsam on jah, et kuulata ohuteavitusi või seda ametkondade juhised, et kuidas siis käituda või kuhu siis minna. Ja siin on üks näide ideaalsest evakuatsioonikotist, kus kõik on kogu aeg pakitud, kõik on valmis, et kui ma peaks minema, siis ma võtan selle koti ja ma saan kohe minna. Ma ei tea, palju teil selline kott on juba valmis kodus, aga see on selline ideaalne. Meil on üks töökaaslane küll, kellel on vist see kott kogu aeg pakitud, aga mul ka päris niukest ei ole. Aga jah, siin on lihtsalt ka väike selline, igaüks muidugi teete oma nimekirja ise, mis seal võiks olla, aga siin on selline 20 asja, mis vähemalt võiks siis kaasas olla, aga miinimum ja edasi jõudnud, et ma ei tea, siis miinimum on tõesti need, et dokumendid, esmaabivahendid ja nii edasi. Aga juba jah, et kui juba mitu päeva peaks võib-olla metsas hakkama saama, siis on juba kirvesti saagi ka äkki vaja. Aga tõepoolest, mina olen jõudnud oma rääkimisega lõpule, et soovitan väga siis kodus neid 2 lehte uurida ja arutada oma perega, et mis on see meie kodu kriisiplaan, et mis meid võib ohustada, mis on need alternatiivsed lahendused, kas meil on täna kõik läbi mõeldud ja ka näiteks, kas näiteks lapsed, kes on juba suuremad, teavad, et kuidas elektrit välja lülitada või et sellised eluliselt tähtsad asjad, et kuidas nad ikkagi hakkama saavad ja kuidas me ka infot omavahel näiteks jagame, kui telefonid ei tööta. Et kindlasti ma soovitan ohuteavitusi tõsiselt võtta, harjutada ennast, et ma vaatan oma telefoni, vaatan, kas on mingi sõnum tulnud, kas on mingi teavitus ja ka kuulata ja vaadata siis tõesti, mis on need käitumisjuhised, kuidas ma pean edasi käituma. Et oleksid kenasti olemas varud, joogivesi, vahendid ja tehke naabritega koostööd, et siis kindlasti saame ka kriiside olukorras paremini hakkama. Mina arvan seda, et kui te olete oma perega kõik need asjad läbi mõelnud, siis teil ei ole hirmu, te teate, et te saate hakkama, teie pere saab hakkama ja ka vajadusel lasteaiaõpetajad, eks ju, et kui on kriisiolukord, siis need, kes on kriisides ja peavad neid lahendama, siis võib-olla on ka vajadus, et nende lapsed oleksid hoitud, et võib-olla te peate ka tööle tulema, et siis te saategi tööle tulla ja teisi aidata. Mina igal juhul tänan ja et kui on küsimusi, et siis ma hea meelega vastan. Nii. Nii. Kas kõik oli väga selge või vastupidi? Ma loodan, et te kuulsite mind ja kuulasite. Ja ikka saan. Kas üks küsimus tohib? Jaa, palun. Haridusametist Ei ole mulle. Ma olin sellepärast just imestanud, et ma hakkasin nüüd siin vaatama, kes on esitanud ja kes ei ole. Et siin on teatud lasteaiad, kes on koolid mõned, et ei ole nagu reageerinud. Andres, me ei kuulnud. Kas ma võin edasi rääkida? Jaa, palun. Et siin oli vastus, et selle infotelefonilt tuleb siis teavitus, et täna hommikul meil oli selline situatsioon, et siis küsiti, et kas siis näiteks Lasnamäel lapsed õuealale tohivad minna või ei tohi. Et kas sellist nagu üldist teavitust ei tule, et osad olid kuulnud siis hommikul Ringvaate teavitust, et keskkond nagu on ohutu ehk ütleme saaste tervisele kahjulik ei ole, aga samas ütleme ühtegi nagu täpsustavat teadet ei tulnud, et kuidas see protsess tegelikult peaks käima?
Et kui me nüüd et kui me räägime sellest ohuteavitusest ja EE-alarmist just, et EE-alarm siis saadab tõesti teavituse ainult nendele, kes on siis ohupiirkonnas või siis liiguvad, nii-öelda satuvad sinna ohupiirkonda. Aga selline üldine teavitus, ta ei puudutanud tervet Eestit, eks ju, ta puudutas ainult põhimõtteliselt neid, kes on selles ohutsoonis. Et sellepärast seda üldist teavitust tehti ainult see, mis oli ajakirjandusest lugeda, on ju. Et aga Margo, tahad sa äkki midagi täpsustada? Ja, et nagu ma enne mainisin, et selle kommunikatsiooni antud juhtumi puhul tegi Päästeamet ja nagu mainisin, et see ei olnud võib-olla kõige paremini õnnestunud, siis täiendavalt ma hommikul suhtlesin Agega ja küsis ka minu käest, et mis nõu me anname. Siis ega meil ka ei olnud muud sõnumit kui see, et kuulata seda nii-öelda hetkel avalikkuses olevat informatsiooni, et püsida siseruumides ja võimalusele õuealasse mitte minna. Et kuni järgnevasse informatsioonini ja nüüd need, kes on seal ohualas, isegi täna praegu tulnud, siis see nii-öelda sündmuse lõputeavitus peab tulema veel juurde. Et nüüd öeldakse, et jah, et nüüd on täiesti see tulekahju kustutatud ja nüüd on nagu taastatud vana nii-öelda eluviis. Ehk hetkel meil ka rohkem infot ei ole kui see, mis on avalikkuses läbi käinud. Et nii palju jah, et oleksime võinud ja pidanud võib-olla läbi sisekommunikatsiooni seda nii-öelda võimendama ja täpsustama. Et ma sel ajal, kui ma siin Tiina teiega rääkis ja tutvustas ja õpetas, kuidas hakkama saada kriisiolukorras, ma proovisin leida seda informatsiooni tegelikult avalikust, siis olen nõus, informatsiooni ei olnud, kui ainult see, mis on uudistes läbi käinud. Et see on üks nii-öelda võimelünk, mida me tahame kindlasti nüüd koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga parandada. Aga hetkel on viimane info see, et kuni uute juhise saabumiseni püsige veel siseruumides, kui see suitsune on teie peal. Et jah, ma arvan ka, et me oleksime saanud seda teavitust paremini, kui nii-öelda linn ja linnaosa oleksid ka seda teavitust teinud, aga kuna me ei saanud, et siin on nagu õppimise koht, eks ju, et me peame andma seda tagasisidet. Et keegi sai praegu just sõnumi. Et te saite siis selle sõnumi selle kohta, et olete ohutsoonis, ma saan aru. Mõni küsimus oli veel, mis... Nii, aga kas me vastasime küsimusele piisavalt või soovite täpsustusi? Et jah, et praegu on nii. Et kuidas nüüd siis see homne päev on, et kas homme siis peavad ka lapsed olema siis siseruumides? Ei, sain veel lisada nii palju juurde, kuigi mina ei ole nii-öelda see sündmuse avalik ametlik lõpetaja, siis mul hetkel oli telefonikõne päästetööde juhiga, kes seal piirkonnas oli öösel ja ütles, et hetkeks peaks olema sündmus läbi ja tööd lõppevad täna õhtaks ära, et homne olukord peaks olema taastunud. Et kuigi seda ametlikult infot vist ei ole andnud, ma ise ei ole ka piirkonnas, et mulle selle sõnumit pole tulnud kahjuks. Keegi siin kirjutas, et ta on sõnumi saanud, võib-olla see ongi sõnum, et oht on möödas. Et kui see sõnum tuleb, siis on ametlikult läbi. Hetkel mul oleva info põhjal peaks õhteks olema päästetööd lõpetatud. Ja ma vahepeal vastasin siis ka küsimusele, et tõesti meil on link, kus on olemas siis ka see esitlus ja Aveli ka minu teada tänast seda koolitust filmis, et ma usun, et te saate mõlemad materjalid kenasti ka endale postkasti. Aga kui on veel
küsimusi. salvestused saadame lasteaedade listi ja see on ideaalne võimalus levitada seda koolitust oma meeskondades ja oma töötajate hulgas. Et järelvaatamisvõimalus on kõikidele loodud. Ja ma korra ütlen ka, et kui mõnel lasteaial on tõsiselt suur huvi ja sooviks, et me tuleme kohale, meil on olemas ka varude kast, selline näidiskast, et mis seal kodus võiks olla, et siis me hea meelega võime tulla ka lasteaedadesse ja meil on võimekus seda koolitust teha ka vene keeles. Et siis palun otsige kas mind või Jaani, ühesõnaga Mupost leiate kindlasti meie kontaktid. Ma võin ka need edastada peale seda koolitust. Aveli saab panna sinna listi, et kellega siis võtta ühendust, kui te soovite sellist koolitust ka koha peal lasteaias teha kõikidele oma töötajatele. Võib-olla täna osad ei saanud osaleda või oleks ikkagi see huvi. Siin on veel üks küsimus, et Kristiine lasteaia kohal taevas sinine, kas õhtul võib lasta ka õue minna? Oli info, et ei lähe päeva esimesel poolel. Et, mis me ütleme siin? Kahjuks on meil ikkagi nii, et meie ei ole see juhtorgan, eks ju, et praegu juhib neid töid Päästeamet ja see info, mis meile on ka jõudnud, on see, et soovitatakse olla ikkagi siseruumides. Ma tean, et just alles oli minu tuttav ka Betooni tänava, mis on seal väga lähedal ja ütles samamoodi, et ta ei tunne mitte midagi. Et ma arvan, et siin on nagu ka teie otsus, et soovitus praegu see viimane teavitus, mis Päästeametilt on tulnud, on see, et nad ei soovita kaua nii-öelda õhus viibida, eks ju, värskes õhus. Aga jah, et meie kahjuks ei saa rohkem infot anda seda, mis Päästeamet ütleb. Ja Kristiine ei ole ju ohualas. Et tõesti, et Kristiine ei ole ohualas, et need, kes ei kuulu sinna ohualasse, need võivad küll välja minna. Eks ju? Et me räägime ikkagi sellest ohualast, mis on 3 kilomeetrit. Et kui sinna nüüd mõni lasteaed jääb, siis tasub küll neid Päästeameti nõuandeid järgida, aga need, kes ei ole seal ohualas, siis ma küll ei näe takistust, et ma loodan, et me vastasime. Et jälgige uudiseid, jälgige ohuteavitust, et siis kindlasti ma loodan, et see teavitus nüüd täpsustab vähemalt õhtustes uudistes, et mis see Päästeameti sõnum on, et mis ka homme hakkab juhtuma ja kas oht on likvideeritud ja kõik võivad vabalt õhus toimetada või nii-öelda õues toimetada. Et see on ainuke soovitus, et meie seda sündmust ei juhi ja kahjuks meil on sama info, mis teil. Nii.